Päris piinlik on olnud jälgida seda, mida meie valitsus korraldab. Kas te kujutate ette, et kuskil Euroopa riigis oleks selline maksutsirkus võimalik? Et alguses maksutõusudele liidetakse 2 protsendipunkti, siis veel 2, siis võetakse 2 ära, siis kehtestatakse automaks, siis tühistatakse automaks. Öeldakse, et me teeme kasumimaksu, siis öeldakse, ei, teate, ikkagi ei tee. Teeme maksutõusud ajutiseks, siis öeldakse ei, teeme maksutõusud püsivaks, teeme julgeolekumaksu, ei siis ikkagi ei tee, raha ei lähe julgeolekuks. Vabandust, et mis toimub? Kuidas üldse selline asi saab olla võimalik? Ja mind nüüd eriti huvitab automaksu puhul, et kas inimesed saavad nüüd ka rahad tagasi, sest et automaks oli algusest peale põhiseadusega vastuolus. Seda on rääkinud Keskerakond pidevalt, õiguskantsler on seda kinnitanud. Inimestelt on kontod arestitud selle automaksu pärast. Ja nüüd te räägite, et te hakkate seda tühistama. Aga inimestel peaks olema õigus ka seda raha juba tagasi nõuda. Ja ma tuletan meelde veel sellist asja. Reformierakond on pidevalt seda teinud. Kogunud maksudega raha kokku ja siis vahetult enne valimisi hakanud raha jagama. Nii toimus enne viimaseid Riigikogu valimisi. Jagati toetusi, tõsteti palkasid õpetajatele, päästjatele, öeldi, et maksud ei tõuse, aga me ju teame, mis siis oli. Nüüd on täpselt sama. Praegu on kohalikud valimised tulemas, ega Riigikogu valimised ei ole kaugel. Peaminister Michal kardab oma koha pärast, kardab, et äkki tema ei saa olla see hea kommionu, kes siis seda kõike head ja paremat jagab ja maksud tühistab. Ja nüüd see raha, mis on inimestelt 2 aastaga röövitud, siis selle sama rahaga nüüd tahetakse inimestele kinke teha. Aga inimesed näevad seda läbi. See ei ole esimene kord ja inimesed mäletavad ka kõiki neid valesid ja see, mis on toimunud viimased 2 aastat.